Multikate tempo ja pildikeel on võrreldes selle aja, kui me ise olime lapsed ja telekat vaatasime, palju muutunud. Tempo on pisut kiirem, tegelased räägivad kiiremini, kaadrid vahetuvad kiiremini. No ma kujutan ette, et selline kiirelt vahetuvad pildid, et see peegeldabki meie ühiskonnas toimuvat, et tuleb kiiresti hästi palju infot anda, sest et ütleme nii, et palju eetriaega sulle ei anta ja loomulikult väikeste laste puhul selline infotulv ja infomüra võib seda ärevust suurendada. Lapsevanemad ütlevad tihtipeale seda, et kui laps vaatab multikaid, eriti selliseid kiire sisuga, võib-olla ka lärmakaid multikaid, et siis pärast seda on laps ka justkui natukene sellise võbelusega või lapsevanemad ütlevad, et justkui mingi ärevus oleks sees, justkui lapse enda tempo läheb ka kiiremaks. Ma arvan, et neid pikaajalisi mõjusid me näeme võib-olla alles 10-15 aasta pärast. On tehtud teadusuuringuid, mis näitavad, et kiire pildikeelega multikad võivad muuta lapsed rahutuks ja põhjustada hüperaktiivset käitumist. Samuti võib lapse jaoks olla raske mõista liiga kiiret dialoogi, mistõttu võib kogu multika sisu jääda põnni jaoks lihtsalt arusaamatuks. Psühhoterapeut Karmen Maigalu toob välja, et pidevalt sähviva ja kiire sisuga multifilmide ja muu videosisu vaatamine on jätnud lastele oma jälje. Ehk siis lapsed enam ei ole võimelised vaatama aeglasema sisuga videosid või multifilme. Lapsed ei ole enam võimelised lugema pikki tekste, ütlevad kooliõpetajad. Ehk siis see, et sa oma pilguga oled järjest ühe teksti juures, mis üldse ei muutu, see on lastele tihtipeale tänapäeval väga raske. Mis sinu lemmikmultikas on? Nubri. Minu lemmikmultika on nagu Lego film. Sonic. Leopardrini ja musta kassi imelised lood. Mis su lemmikmultikas on? Peppa. Põrsas Peppa? Ja kes su lemmiktegelane seal on? Olen mõelnud niimoodi, et multifilm on üks nagu loo edasijäämise vorme, tegelikult ka muinasjutud ja paljud asjad, millega siis nii lapsed kui täiskasvanud kokku puutuvad. Ja nende lugude suur funktsioon on võimaldada meil kogeda maailmu, mis on nagu laiemad kui minu enda vahetud kogemused. Ja see on arenguks tegelikult väga kasulik, see aitab meil nagu läbi mängida selliseid olukordi, mida elus kas õnneks või kahjuks ei tule nagu pidevalt ette. Ja et multika vaatamisest oleks väikelapsele ka reaalselt kasu, on väga oluline, et vanem ei kasutaks telerit või arvutit lapsehoidjana, lubades oma põnnidel seda tuimalt tunde vaadata. Vaid tähtis on, et vanem valiks teadlikult videosisu, mida oma lapsele näidata, sest lisaks uutele teadmistele võivad multikad aidata lastel ka uusi sõnu õppida ja arendada seeläbi nende keeleoskust. Näiteks on meil väga head tasuta lasteekraan, siis on erinevatel telekom-ettevõtetel need lastenurgad, et seal on ikkagi mingisugune ülevaade, keegi on need üle kontrollinud, need multikad, ja see võiks olla nagu selline turvalisem koht kindlasti kui see, kui jätta laps näiteks YouTube Kidsi üksinda telefoni vaatama. Erinevad teadusartiklid toovad välja, et 2–5-aastastel lastel võiks maksimaalne ekraaniaeg olla 1 tund päevas ja võimalusel koos vanemaga. Et kui see multika tarbimine on niimoodi, et laps on täiesti üksi sellega, siis selle arenguline väärtus on üks, kui see on niimoodi, et vanemaga koos näiteks arutatakse või võetakse pärast sealt mingi idee, hakatakse joonistama või võetakse see mängu kaasa, siis selle arenguline mõju on teine. Tegelikult meil on Eestis hästi palju ägedaid multikaid, mis võiksid meie enda lastele sobida. Näiteks Lotte, vana hea Lotte multikas, millel on ju mitu osa, meil on Sipsik, et tegelikult Eesti lapsed, vaadates neid Eestis toodetud, Eesti selliste traditsioonidega seotud multikaid, siis tegelikult see kasvatab neid ka rohkem nagu kuidagi Eestimaa külge või kuidagi nagu annab märku, et ikkagi multikas näiteks juuakse kama ja tantsitakse nagu sükest, ma ei tea, mingisuguseid Eesti rahvatantse. Ja, et tegelikult see on ju ka omaette tore ja väärtus ja õpetlik ilma, et keegi peaks seda otseselt minema ja õpetama klassiruumis hiljem.